Tervist ja tere tulemast saatesse Maalimise rõõm Joosep Rossiga. Mina olen teie tänaõhtune saatejuht, Joosep Ross. Kui võib-olla olete minuga muidu harjunud maalima loodust, siis täna võtame ette hoopis sootuks millegi teistsugust. Nimelt, maalime me täna 3 väikest pildikest minu elu kujundavatest sündmustest. Esimeseks sündmuseks on see, kus proovisin saada väikest viisi riimimoosekandiks. Et seda maalida, tuleb võtta väike tükk seboroilist sinist ning kuna jõudsin ka tõesõna suurtele lavadele, siis teemegi siia väikese lavakese. See on väga kerge. Tõmbame lihtsalt paar kriipsu ja lava valmis. Järgmiseks joonistame minu, Joosepi. Võtame veidi kollast ning oleme päris suured siin lava ees. Mulle väga meeldib kollane värv. Väikesed jalakesed. Lisame veel veidi kollast. Värviga ei ole mõtet koonerdada selles suhtes. Väike peakene. Kuna see on siis tagant vaates, siis ärme hakka nägu tegema. Lisame ka veidi rohelist, et anda natuke vunki juurde. Noh, ja see ongi minu elu esimene suur samm. Mul pidu iga päev, ma ei lähe enam tuttu. Ema olen suureks kasvanud, ma nii ruttu mind päeva valgel näeb. Ära kokku! Ema olen suureks kasvanud, ma nii ruttu. Mul pidu iga päev, ma ei lähe enam tuttu. Ema olen suureks kasvanud, ma nii ruttu mind päeva valgel näeb. Ära kokku! Ema olen suureks kasvanud, ma nii ruttu. Pole ime, et sellest midagi välja ei tulnud, kuid liigume minu järgmise eluetapini. Kui lõpetasin kooli, ei osanud ma eluga eriti midagi peale hakata ning minu põhiline tegevus oli härrastega Kuga mööblipoe parklas poliitika arutamine ning tee joomine. See on väga lihtne. Võtame siit natukene sinist jällegi, sest et sinine on üks väga ilus värv. Ja nagu ma ütlesin, siis põhiliseks kohaks oli Kuga. Kuga on üks väga ilus koht Raplamaal. Kuga. K, U, G ja A. Ning seal toimus siis istumine, toimus põhiliselt autos. Saime sõpradega kokku, istusime autosse ning arutasime. Vahele lürpisime ka teed. Väike roheline autoke. Nüüd veel rohelist. Veidi kollast. Ja just selline oli minu elu, kui lõpetasin kooli. Saades veidi vanemaks, mõistsin, et sellise elustiiliga ei jõua ma kuhugi. Mul oli suur soov enda kirge jagada, nii et proovisin oma kätt õpetajametil. Sellest ka siia siis väike pildike. Nimelt, esmalt natukene oranži ja teeme siia väikse Molberti poisi. Molbert on väga lihtne. 3 väikest jalakest ja väike
paber või lõuend. Nüüd joonistame mind. Kuna ma olen üks suur mees, siis võtame selle suure pintsli. Võtame veel oranži ning rahulikult joonistame siia ühe suure inimese. Ühe suure ilusa inimese. Vaadake, kui rõõmust on. Viimaseks väiksed lapsed, keda mina õpetan. Lihtsalt paar väikest kriipsukest. Kas sa tahad olla minu tüdruk, oled väga ilus tüdruk, kuigi sul on karvased käed. Ma olen mees, ükskord ujusin ma külmas vees, armas oled sa. Tahad sa olla minuga, tahan ma olla sinuga. Muhul sibul sul on mees, istun sinu maja ees, mõtlen sinust pidevalt. Istutan sul puu, värvin ära rõõmsa lõvi, suafid käivad kuul. Armastan sind väga, käekardunud sall oli kaelas, kui sa turtsatasid, päike tegi juu. Kas sa tahad olla kirges minu kirsi küljes on, ilmest tõi sul koju sedeli roosast kivist redelil, sind ei olnud seal peal, tegid pohlad puu taga ilvest, puu taga ilvest, puu taga ilvest, puu taga. Tänu elus kogetule olen jõudnud siia, kus ma olen. Ja ma ei saaks olla õnnelikum. Soovitan ka teil kõigil proovida asju, kõiki erinevaid asju. Just nii võite leida enda tõelisi kire. Loodan, et nautisite saadet ning et ka teie maalisite kodus kaasa. Ja nägemist järgmise korrani.